ilmad hakkavad tasapisi külmemaks minema juba. Ja mida külmal ajal vaja on sooja vaja teha. Sooja saab teha erinevat moodi. Saab panna soojemad riided selga või saab otsida abi mingitest soojenditest. Et juba nagu kogenud ellujääjad teavad juba, et ainuüksi niisugune veeküünal tõstab pisema ruumi temperatuuri mõne kraadi võrra ikka. Aga tegelikult võiks kasutada ühte küünalt või võib kasutada rohkem küünlaid. Ühesõnaga, tegelikult mida me täna vaatame on, kuidas seda küünla kuumust siis veel rohkem võimendada. Ja selleks sobivad hästi näiteks siuksed terrakotta potid. Et mis me teeme on, siis meil on vaja siukest alust, et see on tulekindel ja võtame need küünlad siis. Ja siis mitte ühe, vaid nii palju kui siia mahub. Praegu näiteks minul on siin 6 küünalt. Paneme need küünlad siia. Mõte on siis selles, et me tahame nende küünaldega saada selle poti kuumaks. Ja et need küünlad saaks põleda, et me paneme siia selle poti peale ja mis juhtub, küünlad ei saa õhku. Ja selleks, et küünlad siin poti all õhku saaksid, võib kasutada näiteks ehituslindi panna siia ümber ja panna poti selle peale, aga loodusest ehituslinti leida on keerulisem kui loodusest kive leida. Mul on siin siis selline 4 kivi, nii võib öelda ka isegi improviseeritud vundament, millele siis ma toetan omakorda selle poti. Ja nüüd pääseb see õhk siit liikuma ja siit ülevalt näiteks välja tekib siukene mõnus õhuvool, mis hakkab seda potti soojendama. Et kuna meie eesmärk on näiteks mingi siukene varjuolune soojemaks saada ja me tahame, et see pott nagu kauem seda kuumust kiirgaks, siis 1 pott on hea, 2 potti on parem. Et niimoodi see töötab, et ta kuskil mingi tunni aja jooksul jõuab umbes 70 kraadini on katsed näitanud. Ja muidugi see mõte on jah selles, et ega ei pea ju õues kuskil oled, et siis sa võtad endale mingid potid kodust kaasa ja teed endale siukse soojenduse, vaid see on pigem mõeldud jah siukestes tuvastes tingimustes, kus sul on nagunii võib-olla on mingid need lillepotid ja küünlad on, et siis näiteks on elekter ära, sul on see küttesüsteem ka elektrisüsteemiga seotud. Ja sul ei olegi võimalust muud moodi sooja teha, siis see on näiteks üks alternatiivne võimalus, kuidas sooja saada. Et teha mitte siis pigem välitingimustes, vaid ikkagi suletud ruumis. Aga nüüd me nägime, kuidas seda ehitada, et paneme ta siis tööolukorda, ehk siis süütame need küünlad ja need küünlad põlevad 4 tundi. Et sellega me ei tea täpselt arvutuskäiku, kui suure ruumi ja mitu kraadi sellega soojemaks saab, aga kindel on jah see, et ei ole mõtet sellega mingit suurt elutuba soojendama hakata, vaid pigem jah, sellist väiksemat ruumi, mis nagu nii kehasoojusega ka kiiremini üles soojeneb ja sa võid ka teha neid ju mitu, et ei pea alati ühega piirduma, et nii saab endale sellise mõnusa sooja frondi tekitada. Ja siis küünlad põlema, pott sinna peale ja et see soe ahjul ka ju on, mida paksem ahi on, seda kauem ta soojaks läheb, aga kui ta on soojaks läinud, seda kauem ta seda sooja ka endas hoiab. Et sellepärast 2 potti, siit nagu teid ei tunne, aga ma panen siit käe peale praegu, siit juba õhkab niimoodi kuuma välja korralikult. Pott ise veel pole siin kuumaks läinud, aga et seda pealt õhkuvat kuuma veel efektiivsemalt ära kasutada, sest kriisisituatsioonis tuleb ju kõiki vahendeid kasutada, ressursse ei ole raisata, siis seda kuuma näiteks võid ka kasutada vee soojaks ajamiseks. Et samal ajal soojeneb see ruum ja soojeneb ka näiteks kohvi või teevesi või siis mul on plaanis siin panna kiirkeedunuudlitele kuuma vett peale, et ajan samal ajal ka selle soojaks. See on ideaalne siukse suurusega pott, siukeste väikeste anumate
kuumutamiseks. Ja nüüd vaatame, kaua selle soojaks ajamiseks läheb. 40 minutit on need küünlad nüüd siin nende pottide all kuumutunud ja see pott väljaspoolt on niimoodi, et ega siia kätt väga külge panna küll ei taha, et ta on selline, võib öelda, mingi 50-60 kraadi. Tõenäoliselt arvestades tingimusi, et meil väljas on siin praegu umbes 12 kraadi, tuul puhub, et ega ta siin väga kuumemaks ei lähegi. Toa temperatuuril, kus välised mõjurid vähem on, saab selle kindlasti ka kuumemaks ja ta kiirgab seda ruumi korralikult sooja. Mis nüüd sellesse lisafunktsiooni puutub, sellesse vee soojendamisse, vee soojendamine on alati siuke paras, võtab väga kaua aega ja kannatust, kannatlike inimeste sport on vee soojendamine. Aga olenemata nendest välitingimustest on see vesi siin läinud ka ikkagi kõrgem kui kehatemperatuur, et ma pakuks mingi 40 kraadi on ta küll. Ja sellest tegelikult nagu täitsa piisab, et endale näiteks mingit dehüdreeritud toidu siis soojaks lasta, et võib-olla lased tal siis natukene kauem seal olla, mitte 15 minutit, vaid näiteks pool tundi ja võiks täitsa valmis olla. Et siis ei ole see soojus on ka see soojus nagu selles mõttes ära kasutatud. Et nüüd ma võtangi siit Kaitseväe toidupakist pärineva kiirnuudlid. Pallan siia, paki voltimine on ka, seda oleks võinud teha enne. Pallan siia selle vee peale ja siis istun siin soojas edasi. Nii. Ja ehk siis ootab natukene kauem. Ja soojas siukse laual, nagu mina olen praegu, et kui sa siin taga istud veel seda tuult vähem, istud selle kuuma keha kõrval, on täitsa mõnus istuda ja oodata oma makaronide valmimist. Et nii lihtne ja tõhus see vahend ongi. Tehke järgi.